Trump lahvatab vihast uue Iraani juhi peale, kes lubab kättemaksu ja vastab sõjalise hoiatusega, mis tõstis kriisi häirivalt kõrgele tasemele. Mojtaba Khamenei, Ali Khamenei poeg ja järglane, avaldas sel laupäeval 11. juulil 2026 oma esimese avaliku sõnumi pärast seda, kui ta võttis üle Iraani režiimi juhtimise. Riigitelevisioonis ette loetud tekstis lubas ta kätte maksta oma isa surma eest, kes tapeti 28. veebruaril USA ja Iisraeli korraldatud rünnaku käigus. Mojtaba kinnitas, et kättemaks on Iraani rahva nõudmine ja lubas, et see viiakse ellu isegi siis, kui tema või teised ametnikud ei ole selle täideviimisel kohal. Trump reageeris pärast seda, kui Ali Khamenei matusel olid plakatid ja loosungid, mis nõudsid Ameerika presidendi ja Benjamin Netanyahu surma. Ameerika Ühendriikide president kinnitas, et 1000 raketti on valmis ja suunatud Iraani vastu ning 1000 teised on valmis järgnema, kui režiim üritab teda tappa. 1000 raketti on laetud ja suunatud Iraani poole, 1000 teised on valmis koheseks tulistamiseks. Juhul, kui Iraani valitsus täidab oma ülemaailmselt välja kuulutatud ähvarduse ja üritab tappa praegust Tsiprasi presidenti. Käsud on antud ja see saeva relvajõud on valmis ning võimelised aastaks, vajadusel pikendamisega, täielikult hävitama kõik Iraani piirkonnad. Kiidetud olgu Allah. Presidenti Donald J. Trumpi. Samal ajal andis Washington Teheranile aega selle laupäevani, et avalikult kuulutada, et Hormuzi väin on avatud, takistada uusi rünnakuid kaubalaevade vastu ja loobuda igasugustest tasudest väina läbimise eest. Mida kavatseb uus Iraani juht rünnata? Miks pani Trump oma väed valmisolekusse? Kuidas reageerib režiim Hormuzi kohta esitatud ultimaatumile? Ma räägin sulle sellest kõigest kohe. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja aus sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videod. Mojtaba Khamenei sai kõrgeimaks juhiks 8. märtsil vaid mõned päevad pärast oma isa surma. Sellest ajast peale on tema avalik puudumine tekitanud kahtlusi nii Iraanis kui ka väljaspool seda. Ühtegi pilti, häälesalvestist ega ametlikku esinemist polnud pärast rünnakut avaldatud. Reutersiga rääkinud allikate sõnul sai ta samas pommirünnakus, milles hukkus Ali Khamenei näole vigastusi ja haavu. Isegi ilma rahva ette ilmumata otsustas Mojtaba kasutada oma esimest sõnumit, et lubada kättemaksu ja jätkata režiimi kõige radikaalsemat retoorikat. Avaldus edastati pärast nädal aega kestnud matusetseremooniaid ja tugevat poliitilist mobilisatsiooni. Mojtaba kinnitas, et endise juhi ja 2 sõja jooksul hukkunute veri saab kätte makstud. Ta püüdis ka ähvardust laiendada, öeldes, et missioon ei sõltu ainult Iraani võimudest, vaid toetajatest üle kogu maailma. See avaldus püüab näidata Iraani juhtimise järjepidevust, kuid paljastab ka surve juhi vastu, kes pole pärast revolutsioonilise kaardiväe toetusel valimist veel isiklikult avalikkuse ette ilmunud. Donald Trump vastas hävitava hoiatusega. President teatas, et 1000 raketti on valmis ja suunatud Islaamivabariigi vastu. Tema sõnul võiks 1000 teisi rakette kohe välja lasta, kui Iraan üritaks teda tappa. Donald Trump kinnitas, et käsud on juba relvajõududele antud ning lubas vastust, mis suudab pikaajalise pealetungi käigus tabada olulisi piirkondi. Sõnumis tehti selgeks, et iga plaan tema elu vastu käsitletakse kui otsest rünnakut Ameerika Ühendriikide vastu. Hoiatus ei tulnud ainult Mojtaba avalduse tõttu. Iisrael andis Ameerika Ühendriikidele luureandmeid, mis viitavad uuele Iraani plaanile Trumpi vastu. Iisraeli materjal viitas sellele, et Teheran kaalub veel üht katset Ameerika presidendi mõrvamiseks. Iraan on lubanud Trumpile kättemaksu pärast kindral Qasem Soleimani surma, kes hukkus Ameerika operatsiooni käigus vabariiklase esimese valitsusaja jooksul.
Nüüd on see ähvardus veelgi tugevam pärast Ali Khamenei surma ja tema poja võimule tulekut. Matuste tõttu on Washingtoni mure samuti kasvanud. Meeleavaldajad kandsid plakateid, millel nõuti Trumpi ja Netanyahu surma. Usujuhid ja režiimiga seotud isikud kasutasid tseremooniaid kättemaksu retoorika õhutamiseks. Sõja vähendamise tee näitamise asemel otsustas uus Iraani juht muuta isa ärasaatmise avalikuks kättemaksu lubaduseks. Donald Trump vastas, näidates, et Ameerika Ühendriigid ei kavatse aktsepteerida ähvardusi oma presidendi vastu ilma tugeva vastuseta. Isiklik kriis Donald Trumpi ja Mojtaba vahel toimub samal ajal, kui mõlemad valitsused võitlevad Hormuzi väina kontrolli pärast. Washington nõudis, et Teheran avaldaks avalduse, milles tunnistatakse, et väin on avatud ja ükski kaubalaev ei saa rünnaku ohvriks. Hoiatus saadeti otse režiimile ja valitsejale, mitte piirkondlikele vahendajatele. Üks Ameerika ametnik kinnitas, et Iraani keeldumise korral ootavad ees karmid tagajärjed. Teine ütles, et iraanlaste jaoks ei tule hea päev, kui vastus on eitav. Ultimaatum oli tingitud rünnakutest piirkonda läbivate laevade vastu. Ameerika Ühendriikide võimud süüdistavad Iraani jõude 3 nädalat varem allkirjastatud memorandumit rikkumises, kuna nad avasid korduvalt tõkketuld kaubalaevade pihta. Rünnakud põhjustasid uusi tulevahetusi ja viisid kokkuleppe kokkuvarisemise äärele. Trump teatas, et relvarahu on lõppenud, kuid andis oma läbirääkijatele loa jätkata lahenduse otsimist. Tähtaeg on aga lühike. Ameerika valitsus nõuab 3 selget meedet. Iraan peab tunnistama, et väin on avatud, lubama, et laevu ei rünnata ja tagama, et kõiki kanaleid saab kasutada ilma tasu nõudmata. Teheran tahab kontrollida marsruute ja sundida laevu järgima Iraani võimude poolt määratud teid. Režiim toetab samuti tasude võtmist läbisõidu eest. Washington lükkab selle katse tagasi, sest Hormuzi väina on aastakümneid käsitletud kui rahvusvahelist marsruuti, mis on oluline kaubanduse ja energiavarustuse jaoks. Trump teab, et Iraani kontrolli lubamine sellel marsruudil annaks režiimile võimu ähvardada maailma majandust alati, kui nad soovivad poliitilisi eeliseid saada. Ma säästsin raha, ma pidin tagasi minema ja oma vahetusraha võtma. Lõppude lõpuks on bensiin odavam. Nii et aitäh, Trump, et panid mind natuke säästma. Me oleme Freedom Fuel Networki esimeses tanklas Philadelphias juhtimas tegevust bensiini hindade alandamiseks. $3.47. See on 47. presidendile Donald J-le. Trump, bensiini hind siin on 50 senti madalam kui Pennsylvania osariigi keskmine. 4. juuni. Bensiini hinnad langevad, mis on suurepärane. Ameerika Ühendriigid on suunanud laevad kasutama lõunapoolset marsruuti, mis kulgeb Omaani vete lähedal. See läbipääs vähendab Iraani mõju mereliiklusele. Ameerika võimud teatasid, et režiimi sees olevad radikaalsed rühmitused avasid tule laevade pihta, et läbirääkimistel rohkem võimu saada. Iraani esindajad eitasid, et nad oleksid taotlenud uusi kõnelusi, kuid nõustusid osalema tutvustavates kontaktides. Katari ja teiste piirkonna riikide vahendajate poolt edendatud. Ameerika ametnik kinnitas, et Iraani esindajad tunnistasid rünnakud eksimuseks ja palusid läbirääkimiste jätkamist. Teave viitab ka sisemisele tülile režiimi liikmete vahel, kes soovivad kokkulepet ja revolutsioonilise kaardiväega seotud rühmituste vahel, kes loodavad pingete kasvule. Iraani välisminister Abbas Araghchi saadeti Maskati, et arutada kriisi Omaani välisministri Said Al-Thani Al-Omaniga. Said Badr Al-Busaidi. Kohtumine on kavandatud selleks laupäevaks ning seal arutatakse mereliiklust, läbisõiduteid ja Ameerika Ühendriikide seatud tingimusi. Washington ootab, et Iraan teeb pärast kohtumist avalduse. Kui Teheran keeldub, valmistatakse juba sõjalisi variante ette. Katar, Pakistan, Türgi ja Omaan püüavad takistada uue rünnakute vooru algust. Pakistani peaminister Shehbaz Sharif vestles Iraani presidendi Masoud Pesheshkiniga ja Katari emiriga, et paluda mõõdukust. Türgi välisminister Hakan Fidan ütles, et usub, et lahendus võib siiski leida. Need riigid kardavad, et Iraani vastus võib põhjustada rünnakuid baaside, sadamate ja energiarajatiste vastu kogu piirkonnas. Iisrael jälgib olukorda ja hoiab otsest kontakti Trumpiga.
Iisraeli kaitseminister Israel Katz teatas, et nende riik on valmis vajadusel uuesti ründama veelgi suurema jõuga. Iisrael on samuti keskne sihtmärk, kuna ta osales rünnakus, mis tappis Ali Khamenei. Mojtaba püüab isa surme ära kasutada, et koondada radikaalseid rühmitusi ja tõestada, et tal on autoriteet. Tema avalik puudumine, teated tema vigastustest ja sõltuvus revolutsioonilisest kaardiväest suurendavad vajadust jõudemonstratsiooni järele. Kättemaksulubadus toimib sõnumina Trumpile, Iisraelile ja ka sisemistele rühmitustele, kes võistlevad režiimi tuleviku pärast. Mojtaba lubas kättemaksu, kuid nüüd seisab ta silmitsi presidendiga, kes väitis, et tal on 1000 raketti valmis, sõjalise liiduga Iisraeliga ja riikide võrgustikuga, mis survestab Teherani taanduma. Järgmine Iraani vastus võib määrata, kas kriis liigub uue kokkuleppe või uue rünnaku suunas režiimi südames. Valitsusel ei ole selle kohta enam midagi öelda. Jälgi meie projekti ja toeta rahaliselt, kasutades ekraanil kuvatavat Pixi võtit. Oleme sõltumatu kanal, mille eesmärk on hoida sind tõega kursis. Sinu panus aitab meil jätkata.